Tere päevast, austatud saalis viibijad! Peatselt on algamas Elva Gümnaasiumi põhikooli lõpuaktus. Enne, kui alustame aktusega, soovin teiega jagada korralduslikku informatsiooni. Selleks, et meie tänane pidupäev sujuvalt toimuda saaks, palume teil mobiiltelefonid välja lülitada, mitte hääletule režiimile panna. Kuna meie tänane üritus kasutab laulude ja igasugusteks asjadeks siin wifi't ja telefonid võtavad siin hästi palju wifi't ära, siis sellepärast palumegi teil panna lülitada telefonid välja. Kõikidel filmijatel ning pildistajatel palume mitte külalistest tulla ettepoole. Kui aktuse kõige pisemad külalised kipuvad väsima, palume nendega liikuda saalist väljapoole. Teise korruse klassides on võimalik ka vaadata aktusest videoülekannet. Aitäh teile! Palume lõpetajate pidulikuks saalitulekuks kõikidel püsti tõusta. Põhikooli lõpuaktuse avamiseks on sõna Elva Gümnaasiumi direktoril härra Tarmo Postil.
hea lapsevanem, sõber, sugulane, õpetaja, hea saalis viibija, hea vallavanem, hea Elva põhikooli lõpetajad. Tänasel päeval saad kätte põhikooli lõputunnistuse, oma koolitee esimese väärtusliku haridusdokumendi. Esimese, aga kindlasti mitte viimase, sest nagu ka nimetus ütleb, põhikool, on sul nüüd olemas alles põhi. Sul on vundament. Sul on olemas vundament, mille peale tuleb ehitada ülejäänud osa majast. Sa oled oma ehitustee alguses. Ei kujuta ju meist keegi ette maja, millel on üksnes vundament. Maja, kus puuduvad seinad, katus, aknad ja uksed. Milline kord tuleb sinu maja? Mitu korrust seal on? Kui suured on aknad? Mis stiilis on sul uksed kujundatud? On sul majas bassein või lausa mitu garaaži? On sinu maja ehitatud passiivmaja tehnoloogial või on sul hoopis nutikas maja? See nüüd on kõik sinu kätes. Kuid see on ainult väline. See on fassaad. Sinu maja ei koosne ju ainult vundamendist ega pealisehitusest. Tähtsamgi veel on, mis sa maja sisse paned. Millega sa oma maja sisustad. Kas sinu tulevikumajas on aukohal raamaturiiul või laiutab seal hoopis üksildane suur arvuti? On sinu majas kohta spordivahenditele või nurgas klaverile? Ka selle sisu loomisega oled sa tegelikult juba põhikoolis algust teinud. Oled seda teinud peale tunde, peale koolitööd. Oled seda teinud spordikoolis või muusikakoolis. Oled teinud seda huviringis. Sulle on see meeldinud. Sa oled pingutanud ja saanud eduelamusi. Oled loonud oma tulevikumajale sisu. Sinu haridustee ei saa tänasel päeval otsa, sest vundament vajab pealisehitust ja ehitatud maja sisu. Mõlemat on vaja. Mõlemaga on vaja ka tööd teha. Aga veel, võib-olla ka mõni teist on täna natukene rahulolematu, sest tunned, et sinu tunnistus pole päris see, nagu sa oleksid soovinud. Ja kui saaks natukene aega tagasi kerida, siis tunned, et kui sul oleks teine võimalus, sa õpiksid natukene rohkem ja hoolsamini. Kuid ikkagi, ära tänasel päeval kurvasta. Kui oled jõudnud arusaamiseni, et õppimine on oluline, on sul edaspidi võimalik oma vigu parandada. Sinu ehitatud vundament pole selline, mis ehitusvigade tõttu kokku variseks. Ka tagasilööke on vaja elus tunda. Neist aga omakorda õppida. Head Elva gümnaasiumi põhikooli lõpetajad, soovime teile koolipere poolt edasi tees õpingutes edu. Ehita endale ise oma maja, mille on sinu kordumatu nimega sisu. Head õpetajad, lapsevanemad, maja ehitamine on ikka olnud meeskonnatöö. Üksi ei saa hakkama, ei peagi saama hakkama. Üheskoos saame aga küll. Hoidke siis jätkuvalt oma noortel ehitustöödel silma peal. Ja õpilased, jäägu teile see teadmine, et vajadusel tuleme teile ikka appi. Soovime teile veel kord edu teie poolt valitud teed. Ja õpilastele, kes on otsustanud jätkata oma majaehitust Elva gümnaasiumis, siis paar päeva tagasi tulid riigieksami tulemused ära ja süda lihtsalt rõõmust hüppab sees, kui me saime teada, et meie matemaatika eksami tulemused on 17 punkti paremad kui Eesti keskmine. Inglise keeles tegid meil 9 õpilast või 7 õpilast töö rohkem kui 90 punktile. Nii et me soovime teile edu, rekordid ongi selleks, et neid ületada ja soovime teile kõigile ilusat suve. Aitäh!
sõltumata sellest, kas sa saad mingis asjas suurepäraseks, võid sa alati saada paremaks, kui sa hetkel oled. Ära unusta seda ja ära ütle, et sa ei saa paremaks. Sa võid saada paremaks. Ühel päeval mõistad sa, kui osavaks oled tegelikult ühes või teises asjas juba muutunud. Täna on see päev, kui sul on võimalus nautida oma osavuse ja tarkuse vilju. Põhikooli lõputunnistuste kätteandmiseks palun siia Elva gümnaasiumi direktori härra Tarmo Posti ja vallavanema härra Toomas Järveoja. Meie põhikooli lõpetab 3 klassi ja me alustame 9. klassiga. Palun siia Kadi-Liis Hanseni, kes lõpetab kiituskirjaga koos vanematega. Põhikooli lõpetab Hanna Paalmäe kiituskirjaga. Palume siia koos vanematega. Anna Beljesin on pälvinud tänukirja hea õppimise eest ja aine kiituskirja kooli esindamise eest spordivõistlustel. Palume siia koos vanematega. Isabel Mõistus on pälvinud kooli tänukirja hea õppimise eest ja aine kiituskirja väga heade tulemuste eest bioloogias. Palume siia koos vanematega. Kooli lõpetab Janeli Tensok koos kooli tänukirjaga väga hea õppimise eest. Palume siia vanematega. Kooli lõpetab Rudolf Pellen, kes on pälvinud aine kiituskirja väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Põhikooli tunnistuse saab Elisabeth Henno, kes pälvib tänukirja väga kohusetundliku ja tubli neidude kooris laulmise eest. Põhikooli lõputunnistus antakse Avelin Leesmannile, kes on pälvinud aine kiituskirja väga heade tulemuste eest kunstiõpetuses. Põhikooli lõpetab Marek Lepind, kes on pälvinud aine kiituskirja väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses.
Alex Artur Märtmaa on pälvinud ainekiituskirja väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Kooli lõpetab Jarno Raidvee, kes on samuti pälvinud ainekiituskirja väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Karl Reinoja pälvinud ainekiituskirja väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Põhikooli lõpetab Merie Aasamäe. Lõputunnistus antakse Toni Aaloele. Põhikooli lõpetab Keili Jaasi. Lõputunnistuse saab Ron Artur Kork. Põhikooli lõpetab Andi-Marti Miilaste. Põhikooli lõputunnistus antakse Grete Lisette Oselinile. Grete Lisette pälvis ka tänukirja Neidude koori tubli laulmise eest. Põhikooli lõpetab Reivo Päkko. Põhikooli lõputunnistus antakse Markus Pärdile. Kooli lõpetab Janno Tosmin. Põhikooli lõputunnistuse saab samuti Liisu Maidi Varik. Ja kooli lõpetab Pille Vatsa. Üheksandast A-klassist lõpetab samuti Rasmus Räisa, kes hetkel ei osale aktusel. Suur tänu klassijuhataja Revo Lastikule.
tagasi, jääb jää ja tuli meis, jääb alles meis. Saada mind ära, kui ootad kedagi, kui ootad kedagi, kui ootad teist. Lähen ja laulan, ei vaata tagasi, jääb jää ja tuli meis, jääb alles meis. Jätkame tunnistuste kätteandmist 9. B-klassile. Põhikooli lõpetab kiituskirjaga Oliver Mõttus ja on esmakordne, et Oliverile antakse välja 9. klassis eripreemia stipendiumi näol ja 300 euro väärtuses. Oliver on näidanud silmapaistvaid tulemusi erinevates õppeainetes olümpiaadidel ja saavutas ka võidu vabariiklikul geograafia olümpiaadil. See on esmakordne saavutus Elva gümnaasiumis. Palume siia ette Oliveri koos vanematega. Põhikooli lõpetab kiituskirjaga Saale Pärn, kes on näidanud samuti väga häid tulemusi erinevatel olümpiaadidel ja võistlustel. Palume siia ette koos vanematega. Põhikooli lõpetab Jaak Pärtel kiituskirjaga, samuti head tulemused erinevates ainetes. Palume siia ette koos vanematega. Kooli lõpetab Timmu Õunapuu kiituskirjaga, samuti näidanud häid tulemusi erinevatel võistlustel ja olümpiaadil. Palume siia ette koos vanematega. Põhikooli lõpetab Kertu Kasesalu, kes on pälvinud tänukirja hea õppimise eest ja ainekiituskirja väga heade tulemuste eest bioloogias. Palume siia ette koos vanematega. Kooli lõpetab Mats Lepp, kes on pälvinud samuti tänukirja hea õppimise eest ja ainekiituskirja väga heade tulemuste eest füüsikas ja kehalises kasvatuses. Palume siia vanematega. Põhikooli lõpetab Sofia Matvejev. Kooli lõpetab Pärt Saaren, kes on pälvinud ainekiituskirja väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Ottokar Tamme pälvinud samuti ainekiituskirja väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses.
Lõpetab Kristina Vink, kes on pälvinud ainekiituskirja väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Põhikooli lõpetab Allan Kerme. Ja põhikooli lõputunnistus antakse Karl Andreas Kreutzbergile. Kooli lõpetab Janek Jakob Kähr. Lõputunnistuse saab samuti Kerli Köörna. Ja kooli lõpetab Kätlin Leitu. Lõputunnistus antakse välja Sirli Margile. Põhikooli lõpetab Martin Mets. Lõputunnistus antakse välja Kati Mägile. Põhikooli lõpetab Maarja Pihlap. Ja lõputunnistuse saab Reijo Jaan Jürgen Ross. Kooli lõpetab Ketlin Sirk. Ja põhikooli lõputunnistus antakse välja Hermo Uudeküllale. Aitäh lõpetajatele ja nende klassijuhatajale Mare Lillakule. Jätkame 9. C-klassiga. Põhikooli lõpetab Kaur Karjus, kes on pälvinud tänukirja hea õppimise eest ja ainekiituskirja väga heade tulemuste eest füüsikas. Palume siia koos vanematega. Ja põhikooli lõpetab Jaana Pärnoja tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega.
põhikooli lõputunnistus antakse Andreas Öövelile, kes on pälvinud ainekiituskirja väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Põhikooli lõpetab Karmen Rebecca Kivilo. Kooli lõpetab Randel Kompus. Ja põhikooli lõpetab Rauno Laan. Lõputunnistus antakse välja Arvi Laidveele. Ja põhikooli lõpetab Jan-Kristjan Oiala. Lõputunnistus antakse välja Henriette Lisette Paks. Kooli lõpetab Caroline Peterson. Põhikooli lõputunnistuse saab Aleksandra Piiroja. Lõputunnistus antakse välja Karoliis Põlgastile. Lõputunnistuse saab Anna-Reete Raal. Põhikooli lõpetab Aleksander Satškov. Ja kooli lõpetab Annika Toode. Lõputunnistuse saab samuti Eve Valdonen.
ja põhikooli lõputunnistus antakse Aire Puhmannile. Ja tahame tänada klassijuhataja Tiina Õunapuud. Palju õnne kõigile lõpetajatele. Ma ei kuule ja ma ei näe. Mu loodud laul mul endal kuulmata nii jääb. Laula mu laulu helisev hääl. See laul mu laula sinule jääb, see sul on valgus helisev hääl, et laulda seda laulu. See sul on hääl ja ma usaldan sind, su huultel lauluks muutub mu hing, ma kuulen sind. Lauluks ei muuda lembus keegi muu, keegi pane kaasa laulma mind. Keegi ei ole tundes lauldes nõnda loomutruu ja nii lembus ma mõistan kuuldes laulmas sind. Laula mu laulu helisev hääl, kuues meel lubab mul su kunsti aimata, laulu taibata ja kurbus maailmas justkui kaoks, hääl on loodudki laulu jaoks, kas aimad sa? Laula mu laulu helisev hääl, su saatuses lauludes valmib kõigi silme ees. Laula meile, sa tead, et nende eeski pead nüüd laulma sa, kes näha kuuldagi sind ei saa. Laula siis. Lauluks ei muuda lembus keegi muu, keegi ei pane kaasa laulma mind. Keegi ei ole tundes lauldes nõnda loomutruu ja nii lembus ma mõistan kuuldes laulma
sõna on Elva vallavanemal härra Toomas Järveojal. Aitäh! Üsna keeruline on nii ilusat laulu ja suurepärast esitust siin kõnet hakata pidama, aga ma püüan hakkama saada. Kallid lõpetajad, lapsevanemad, õpetajad ja head külalised. Armsad Elva gümnaasiumi põhikooli lõpetajad, pöördun teie poole südamlike õnnesoovidega ajal, mil on lõppemas üks etapp teie õpingutes. See on aeg, mis tundub teile suure vabanemisena. Pääsu kooliseinte vahelt, õpetajate ja vanemate manitsustest ning igapäevastest koolitundideks ettevalmistamisest. Ometi on see vabanemise rõõm üürike. Teie elus on saabunud aeg, mil tuleb otsustada, mida teha edasi, kuhu seada sammud. Kas õppida edasi gümnaasiumis või omandada mõni väärt elukutse kutsekoolis. Nii või teisiti tähendab see ikka ja jälle õppimist. Me kõik õpime, sest elu ise nõuab ajaga kaasas käimist ja kõige uuega kursis olemist. Koolilõpu kordumatud kallistused lähendavad nii kaaslasi kui koduseid, olles omamoodi üheks elu heldematest hetkedest, mis ei kustu ega kao. Klassikaaslased jäävad alati klassikaaslasteks, õpetajad alati õpetajateks ja oma kool oma kooliks. Väikelinnade ja maakohtade lastele tähendab põhikooli lõpetamine tihti kodust lahkumist. Öelda, et ärge mingil juhul minge, oleks silmakirjalik. Jäägu igaühele õigus teha oma valik ise, neile, kes jäävad, neile, kes lähevad ajutiselt ja tulevad tagasi ning neile, kelle kodu saab olema kusagil mujal. Lapsepõlve ega kooliaega pole ju võimalik unustada mitte kuskil ega kunagi. Loodan südamest, et teete arukad otsused ja valite sellise lahenduse, mis on teile südamelähendane ja huvipakkuv. Kuid teadke, te olete oodatud jätkama õpinguid Elva gümnaasiumis. Aitäh teile õpetajad ja kogu koolipere. Tänan teid nähtud vaeva eest. Aitäh lapsevanemad, õnnitlen teidki. Soovin teile jõudu ja kindlameelsust ka edaspidiseks. Hoian teie lastele pöialt, et neil kõik hästi läheks. Head lõpetajad, jagan teie tänaseid kahetisi tundeid, rõõmu ja nukrust. Rõõmu saavutatu üle ja nukrust sellest, et maha jäävad armsaks saanud koolimaja, õpetajad ja klassikaaslased. Olge ausad oma südames, mõtetes ja tegudes. Kasvage inimeseks sõna kõige paremas mõttes. Palju õnne teile ja ilusat suve. Aitäh! Mida enamat sa oled, seda enamaks sa võid saada ja mida enamaks sa saad, seda enamat võid sa ikka veel olla. Sügavaim saladus on selles, et elu ei ole avastamise protsess, vaid loomise protsess. Sa ei avasta ennast, vaid lood ennast uuesti. Sestap ära püüa avastada, kes sa oled. Püüa teha kindlaks, kes sa tahad olla. Sellel loomise ja avastamise teel on teile toeks olnud teie armsad klassijuhatajad. 9. klasside klassijuhataja nimel saab sõna Revo Lastik.
ma istusin siia paika, ütlen paar sõna. Minu kallid kaasklassijuhatajad, selles mõttes olen ma pisut keerulises seisus, et klassijuhatajad on väga erinevad. Klassid on väga erinevad ja mida ma siis ütleksin sellist, mis puudutaks kõiki klassijuhatajaid, ehk siis tooks välja selle klassijuhataja positsiooni, vaatamata sellele, et kõik klassijuhatajad on erinevad ja klassid on erinevad. Klassijuhataja positsiooni jaoks mõtlesin ma, et sobiks 2 määratlust, 2 värki. Klassijuhataja töö puudutab südamevärki ja puudutab saladuse värki. Et siin konverentsier luges luuletuse, milles ka käis läbi sõna saladus. Südamevärk on see, et iga klassijuhataja jätab maha tüki oma südamest oma klassiga. Ja ma vahel mõtlen päris jubeduse tundega, et kui mul on olnud juba päris palju klasse, et siis ma olen südametuks muutunud vist. Aga tegelikult see värk ei allu matemaatikale, vähemalt tavamatemaaatikale. Et see miinusmärk mitte ei kahanda tulemust, vaid tegelikult suurendab. Teine on saladuse värk ja sellega on hoopis kummalised lood. Saladus, salaasi iga klassi ja iga klassijuhataja vahel, omaette fluidum, selline, mida ei riputata üles kuhugi portaali seinale. Ja see värk koosneb 10-test, võib-olla 100-test. Kui hästi järele mõelda, siis ka 1000-test märksõnadest, sellistest impulssidest, mis käivitavad selle saladuse. Aga see peab olema tõesti saladus. No, ja siin ei saa ma rääkida mitte kellegi teise kui oma ja oma klassi eest. 7. klassis püüdsin kohe alguses selgeks teha, et minu klassi mehed lasevad tütarlapsed enne klassi uksest sisse ja hakkasidki laskma. Polnud probleemi. Isegi DM tegi seda lõpuks. Siis teine probleem, mis mulle kõrvu tundus riivavat. Härrasmehed ei ropenda mitte kunagi daamide juures olekul. Ja sellest saadi aru. Isegi JT lõpuks taipas seda. Või need valud, need vaevad, kuidas leida õiget pruuti. Ja siin ma jään ikka hoidma pöialt RB-le, kes nende küsimustega on vaevelnud. Need on need värgid, mis jäävad kuskile sinna katteloori alla, mis on klassi ja klassijuhataja oma asi. Teised ei pea neid teadma. Ei tohigi, siis kaob saladus ära. Või siis see, kui juba on kujunenud traditsiooniks, üsna kindlaks traditsiooniks, õhtul telefon heliseb ja AMM ütleb, joo Rev, tule välja. Ja minul on ka stamp vastus, lähen välja, küsin, no mis te töllerdate siin, kodust visate välja või? Ja siis ajame juttu maast, ilmast, ikka rohkem maast ja ikka rohkem ilmast. Ja mina ei tea, mul on kogu aeg niimoodi olnud õpetajana ka, et mina pöördun meeste poole perekonna nimepidi, tüdrukute poole eesnimepidi. Midagi pole teha. Mul on see soo stereotüüpne tunnetus sees. Ja sellised värgid, saladuse värk, need on tõelised klassi lood. Ja nendest kujuneb ka midagi, mida elu jooksul ikka meenutatakse. Tahan ka öelda, et tulge tagasi siia, siis te näete oma, nüüd ma oleks
peaaegu vääratanud, ma tahtsin öelda vanu klassijuhatajaid, aga siin 3 klassijuhatajast olen ainult mina vana klassijuhataja, 2 kaunist daami jäävad alati noorteks. Aga et tulge, siis te räägime jälle maast ja ilmast, pakume kohvi võib-olla ja see ongi see klassijuhataja ja klassi saladus. Aga ma mõtlesin, et võiks laulda ka lõpuks, sest üks laul räägib rohkem kui 1000 sõna. Aga kuna minu kallid kaasklassijuhatajad minuga laulda ei tahtnud, siis ma kutsun siia Kaelva gümnaasiumi vilistlase, kes lõpetas ka siin 9. klassi, Kirsika, ja siis temaga laulame. Tule Kirsika. Nüüd Heiki võid tuua teise tooli. Ja see on tegelikult üks vana fiksi lugu. Nooremad inimesed ei teagi sellisest ansamblist suurt midagi. Ja see räägib väikestest meestest ja parimatest soovidest väikestele meestele. Teel on kuldne sadu, teel sind saatmas hool. Hõbedeel väike mees endale saad need. Hea on leida rada üle murepuu. Parim päev veel on ees, nii pilveserval soovis tuul, nii pilveserval soovis tuul. Teod täis uusi radu, jääb veel leidmisrõõm. Hõbedeel väike mees endale saad need. Ootab kauge sadu, ootab leidjat saar. Parim päev veel on mees, nii pilveserval paistab tuul, nii pilveserval soovis tuul. Hea on teada rada, leida endale. Tee, kus soove kaasa viia võib. Hea on teada rada, hoia seda väike meest. Parim päev sul veel on ees, nii pilveserval soovis tuul, nii pilveserval soovis tuul. Teel võib kauge sadu soove soovida. Hõbedeel väike mees endale saad need. Hea on teada rada, hea on leida tee. Parim päev veel on ees, nii pilveserval soovis tuul, nii pilveserval soovis tuul. Hea on teada rada, leida endale. Tee, kus soove kaasa viia võiks. Hea on teada rada, hoia seda väike meest. Parim päev sul veel on ees, nii pilves
serval saalis tuul, nii pilve serval saalis tuul. Esimene suur kingitus, mille võime teistele anda, on hea eeskuju. Aitäh teile, lapsevanemad, hea eeskuju, suuna näitamise ja toetuse eest. Sõna saab lapsevanemate esindaja Meelis Pärtel. Head saalis viibijad, mul on suur austus jagada seda teie tunnet siin saalis, seda rõõmu ja uhkust samaaegselt. Meie noored on jõudnud väga suure teetähiseni oma elus. Põhikool on just läbi saanud, diplomid on käes ja nii palju mõtteid ja soove ja unistusi on ees. Kallid õpetajad ja hea kogu koolipere. Viimased 3 aastat või kauemgi siin Elva gümnaasiumis on kindlasti olnud keerulised. Juba Tootsi ja Teele aegadest me teame, et selles vanuses lapsed ei püsi pudelis paigal. Suur tänu, et olete meie lapsi suutnud suure hoole ja armastusega harida. Elva kool on loonud väga head teadmisi toetava keskkonna ja päris imetlusväärne on paljude teie väsimatu entusiasm, suunates lapsi erinevatele olümpiaadidele, võistlustele, konkurssidele ja tulemused on ju näha siin, kui palju on Elva kool silma paistnud. Siin oli juttu saladustest ja ma arvan, et ma võin teile, kallid õpetajad, ka ühe saladuse avaldada, mis meil kodudes on varjul olnud. Teie õpilased tegelikult sügavalt austavad teid. Te olete, päris paljud teist on tõelised autoriteedid. Ega selles vanuses noored ei ütle seda välja, aga see paistab välja. Ja kodudes on seda näha olnud. Ja siin ma mõtlen ka teid, kes on tuntud oma väga karmi hindamisega, aga õiglase hindamisega. Kallid vanemad, eneselegi märkamatult on meie lastest sirgunud noored daamid ja noored härrad. Võib olla kuidagi kahju või vähemasti harjumatu lasta neil järjest rohkem ise oma elutee üle otsustada. Aga nii on see alati olnud. Meie ülesandeks on olla nüüd võimalikult mõistvad vanemad ja loodame, et siis õigustatakse ka meie usaldust. Me kõik teeme vigu ja meie vanemad ka. Proovime siis ise ka rohkem mõista ja vähem hukka mõista ja ma usun, et siis on meil ka rõõmu ja uhkust oma noorte üle palju rohkem. Aga mul on teile, lõpetajad, noored ka mõned sõnad, et tuleb vaid nõustuda siin direktor Tarmo Posti ja teiste sõnadega, et see põhikool on vaid hariduse absoluutne miinimum. Haridus on olnud eestlaste usk, lootus ja armastus. Väikese riigi jaoks haridus on ainuke kapital, mille pealt me saame oma iseseisvust ja iseolemist hoida. Meil ei ole luksust teha selliseid vigu, nagu võib-olla mõned teised. Näiteks teadlaste arvutused on näidanud, et kui Ühendkuningriigi alamad oleksid natukenegi rohkem haritud, siis seda Brexitit ei oleks sündinud, kuna enamus Euroopa Liidust lahkumist toetavaid
inimesi olid madalama haridusega, kes olid rohkem manipuleeritavamad ja vähem ise mõtlevad. Aga haridust on siiski teile endale vaja. Haridust just võib-olla üksikuid fakte ja teadmisi saate alati ise vaadata ka haridust ja targana on iseenda eluga parem. Hiljuti avaldati teadusuuringud, et isegi haridus on väga seotud elueaga. Paremini haritud inimesed elavad kauem, kuna nad teevad targemaid otsuseid iseenda elu suhtes. Ma loodan, et paljud teist on leidnud võimaluse oma haridusteed jätkata just nii, nagu soovisite, aga juhul, kui ei saanud just sinna kooli sisse, kus te tahtsite, siis ärge heitke lootust, et tulevik on ees ja elus saab edasi see, kes uksest välja visates ronib aknast sisse ja olge visad. Vanematena on meil suur rõõm anda teie kätte vaba iseseisev Eesti, meie kõrge emakeelne kultuur, ilus Eesti loodus, aga kahjuks on teile anda ka hoopis keerulisem maailm, kui me veel teie sünni ajal arvasime. Meie koduplaneet on muutunud selliseks suureks külaks, kus on palju ühiskonna pingeid ja need pinged ei tunne riigipiire. Tehnoloogia areng on suur, ühelt poolt kaugus enam ei ole, teiselt poolt on maailm üle uputatud väärinformatsiooniga. Meie elukeskkond on rohkem ohustatud kui kunagi varem, elurikkus kaob ja metsad on laastamisohus, kliima muutub. Sellises maailmas on vaja tarku otsuseid ja kindlasti targemaid, kui meie põlvkond tegi. Ma siiralt usun, et teie saate tuua muutuse, sellise muutuse, kus siis tulu teenimine ja muud väärtused ei ole üksteise arvelt, kus leitakse tasakaal päriselu ja virtuaalse elu vahel, kus vähem tarbimist võib tegelikult tähendada rohkemat heaolu. Ja selle uue maailma loomiseks on Elva gümnaasium ja tema õpetajad andnud teile hea aluse. Nüüd saate te minna seda maailma paremaks muutma, et hoidke sihid kõrgel, aga jalad maas. Aitäh, Elva gümnaasium ja kõiki edu teile edaspidiseks. Tänased päevakangelased, sõnajärg on jõudnud teieni. 9. klasside nimel kõneleb Oliver Mõttus. Tere, lugupeetud siinviibijad. Meil kõigil on kindlasti suur rõõm täna siin kohal olla, nii lõpetajatel laval, lapsevanematel ning õpetajatel saalis kui ka kõigil teistel külalistel. Tänane päev on meie kõigi koostöövili. 9 aastat pingutamist on ennast lõpuks ära tasunud. Me lõpetame. Kogu seda sündmust ei saaks aga pidada ilma õpetajateta. Pedagooge on tihti võrreldud aednikega, kes hoolitsevad oma taimede eest. Eks ju sõnalgi harima on eesti keeles 2 tähendust. Meid on harinud mitmed õpetajad, kes kõik on oma tööd teinud südamega. 9 aastaga oleme õppinud kõike, alates korrutamisest kuni Prantsuse revolutsioonini. Isegi siis, kui alguses oli teema raske või arusaamatu, ei hüljanud nad meid. Kohe töötate aitama ja lõpuks saigi kõik omandatud, mille tõestuseks on meie tänane siinolek. Eriti toredad olid hetked, kui õpetajad suutsid õpilastest sütitada uudishimu oma aine vastu. Nüüd võib meie koolide Elvas küll läbi olla, kuid juba sügisel algab meie endistel toredatel õpetajatel uus väljakutseid täis aasta. Siiras tänu ning sügav kummardus kõikidele õpetajatele, kes meid 9 aasta jooksul õpetanud on. Meie kõikide teekonna nurgakiviks on aga olnud vanemad ja lähedased,
Kes teine aitaks lahendada keerulisi ülesandeid või ostaks uusi pastakaid, kui vanadest kogu tint otsas oli? Vanemate abi ning hool on just see, mida laps kasvamiseks vajab. Suur tänu kõikidele lähedastele oma laste toetamise eest. Kuid ennekõike on see meie, õpilaste ja nüüd ka lõpetajate pidupäev. 9 aastapikkune maraton on lõpuks jõudnud finišisse. See oli aga vaid esimene etapp paljudest. Elvas saadud oskuste ja haridusega oleme valmis vastu astuma edasistele väljakutsetele, et saavutada just see, mida meie südamed ihkavad. Kui Mati Kangor mulle 9 aastat tagasi õpilaspilet andis ja palju edu soovis, ei osanud ma ette kujutada, kuhu see teekond mind viib. Ma olen õppinud asju, mida ma varem ei teadnud, ning saanud palju uusi sõpru, kellega on tore lihtsalt aega veeta. Uskudes siiralt, et me oleme ühtsed, jääme me kindlasti üksteisele toeks ka kogu ülejäänud elutee jooksul. Aitäh! Ei piisa sellest, et teatakse. Teadmisi tuleb ka rakendada. Ei piisa sellest, et tahetakse. Tuleb ka vastavalt tegutseda. Enne veel, kui laseme meie tänased lõpetajad puhkama ja siis edasi tegutsema, tuletame meelde, et lõpetamine toimub 2. ja 3. korruse koridorides. 9. A ja 9. B klassi lõpetajaid saab õnnitleda 3. korruse koridoris. 9. C klassi 2. korruse koridoris. Lõpetajate pildistamine toimub kell 13.45 siinsamas aulas. Peale ühispildistamist on võimalik tänada õpetajaid ja anda neile üle lilleõied. Armsad õpetajad, palun teil koguneda kell 1.50 siia samasse aulasse. Aktus on sellega lõppenud. Saadame tänased lõpetajad välja teenitud puhkusele.